Tere kõigile! Kala kõlab hästi, kutsutud osa saama meie viimasest 4. seiklusest. Me alustasime Saaremaal Lestaga, käisime Jumindal püüdmas lõhet ja meriforelli ning Peipsi lahvenat. Oleks loogiline lõpetada nüüd jõe peal ja seda me teeme ka. Me oleme Emajõe ääres ning püüame kala sportlikult, mida siit jõest on kätte saada võib-olla kõige keerulisem. Kõik harrastuskalamehed tahaksid proovida ja proovivad ka, aga vähesed saavad. See kala on koha. Tere Jarko, sind on alati rõõm näha. Tere ka. Hea ja valmis kalale minema. Samad sõnad. Nii on, kui ma tegelikult Jarkole helistasin, et davai, lähme püüame, siis ta ütles, et muidugi lähme, aga et seda kala kätte saada on raskem kui näiteks meriforelli merest landiga. Miks seda Emajõest on nii raske kätte saada seda koha? Koha nagu rohkem on peale kudemist siin jões ja siis on ta nagu saakides. Ja koet on millal? Juuni alguses. Seega praegu me oleme totaalselt hiljaks jäänud juba. Jah, aga võiks eeldada, et ka sügisel toimub väike ränne ja seda puhku siis toiduobjektide järgi. Mitu koha sa see hooaeg kätte oled saanud? Ei saa uhkeldada, et kõigest 3, et olen majaehitusega rohkem tegelenud. Aga sa pole käinud ainult? No. Seega natuke põnev on sul endal ka minna? Alati. Ja ilm on hea täna, ja kõvad mehed on paadis. Vahepeal triatloni läbi teinud ja mis iganes, et sitkusest puudu ei tule. Sitkusest puudu tuleb. Meil tuleb pikk päev. Me tahame selle koha ära näha, on ju. Õnneks meil on mõned konkurendid peal ka. On jah? Ma juba näen, siin on meil keegi läinud. Ja. Et äkki neil siis midagi on meile näidata vähemalt. No, proovime ikka ise hakkama saada. Proovime ise hakkama saada. Ühesõnaga, lähme peale. Millega, kuidas püütakse, miks püütakse, sellest räägime juba paadis. Meil on siis 2 ritma, et ei kulutaks kallist eetriaega lantide vahetamise peale. Nii. Ühe otsa paneme siis 25 grammi praeguse veeseisuga, teisele 20. Nii, ja vaatame kähku selle ka üle. Ma ei hakka näitama praegu seda kohvri sisu, sest et siin on neid lante ikka roppu moodi, aga sa oled teinud mingi valiku neid kummijunne nüüd praegu siia peale. On niisugused värvid välja kujunenud, et on porgandi värvi. Kui on päike väljas, siis võiks säde ka sees olla ja kui ei ole päikest, siis ei ole see oluline niivõrd. Ja siis on neonroheline, et klassika. See töötab kõige palju, see on nagu nii-öelda universaalne. Jah, ütleme nii, universaalne on niisugune see kloun nagu on, klaunkala. Me sõitsime praegu oma paadiviska vette laskmise kohast, mingi 20 minutit Tartu poole ja nüüd me oleme justkui nagu keset jõge, mitte midagi ütlev koht tegelikult tavainimesele. Aga sina saad aru, et siin võiks kala olla. Mille järgi sa neid kohti vaatad? Siin on nagu augu algus on ju. Et ma olen siit kunagi ühe kala saanud ja ma ei näe põhjust, miks siin ka praegu ei peaks kala olema. Püügitehnika, Jarko, on siis, ma saan aru, siin Emajõe peal selle kohaga niimoodi, et sa viskad selle junni vette, lased tal põhja vajuda ja siis teed 2-3 kerimist, lased põhja uuesti. Ja koha võtab kukkumise pealt. No sel hetkel, kui lant õljub tavaliselt on, et siin ka öeldab, et võtt või paus on nagu võtusõber, et siis kui lant õljub vees vooluga parasjagu on, siis tavaliselt võtt tuleb. Jätame meelde tarkuse, paus on võtusõber. Opa! Kas sa nüüd nägid? Ma ütlesin sulle seal, Mine tekki. Ega siis niisama ju. Kuule, see oli mingi... Nägime praegu kala hüppas vee peal. Näed, ja võttes punast lanti. Oksa peale see punane töötab hästi, näed, oksa seis on 1-1. Aga tekkis ka väike hasart, on ju? Ei tekkinud. Sul tekkis praegu? Enam ei tekkinud. Kala! Ei ole, raisk. Mine pekki! Sul selle kahva. Nüüd on kala. Oi, raisk, Emajões. Mees, kes on püüdnud sägasid. Kalev, kahvale. Kahva kohe vaja või? On vaja. Võta nüüd käeku ära enam. Teiselt poolt toob ankrunöör vastu. Oi. Me näeme mingit kala, me võtsime sellised ahvena kepid praegu. Aga see nüüd ahven vist ei ole. Opa, aug! Päris ilus aug, aga vaata, võttis seda väikest junni, on ju. Ma näen, et see on aug. Ma kahveti katsu. Nii meeldivad häält teeb rull. Ei, teeb. Ja selle ahvena kaikaga on okei. Näed sa? Ja ongi augi poiss. Vaata, kus pidi vaeva nägema, et ühte augi kätte saada siin. Jah. Näed, see on üle 52 senti. Minul siuke suurus meeldib toidu tegema. Sulle meeldib või? Meeldib. Oi. Kalev, ära rapsi.
vaata, selg, see on ebaseaduslik. Nüüd on hea näide, kuidas ebaseaduslikult. Nii ei tohi püüda, vaadake nüüd. Suur Emajõe suurimaid latikaid on tragitud külge ja niimoodi tegelikult püüda ei tohi. Oled sa saanud kunagi nii suurt latikat siit? Nii suurt ei ole kunagi tõesti saanud. On tõesti suur, eks ole? See on tõesti suur. Aga see läheb tagasi. Kuule, hea töö, Kalev. Käsi valge vähemalt. Püüa nüüd õige kalaga mõni küll. Ai, see Emajõgi on ikka imede jõgi. Kalale tulles kala kaasa võtta ei ole mõistlik. Aga kalatoidud.ee võib ikka vaadata järgi. Seal on mõistlikud retseptid ja saab midagi teha ka. Me teeme väikse lõuna ära ja püüame edasi. Ja nüüd on üks natuke ägedam hetk ka meil, sest et meil on otsas mingi suurem kala. Ilmselt küll mitte koha, aga läks vähe suurem augi ja läks. No mis teed? Läks. Kalal on uus elu, aga oli ilus kala. Mis see nüüd augi pärast muretsed? Koha on vaja. Me oleme tagasi, elus ja terved. Päev oli pikk, aga kahjuks ikkagi ilma kohakalata. Kahjuks nii. Me tegime nagu ikkagi palju tööd selle nimel, aga seda kala, mida tahtsime, ei saanud. Jah, ma näen, et sa oled ikkagi natuke pettunud. No, me läksime natuke kõrvalnirede peale üle, et nagu ikkagi saada midagi üldse. Emajõgi sügisel ei pruugi alati nii armuline olla. Selline see hobivahenditega püük on, et no augipüüki sinna sisse sattus ja augi sattus ja emotsiooni saime kätte. Küll aga on kalamehi, kes on koha kätte saanud, kes meile koha annavad ja loomulikult süüa me kohast teeme ikkagi. Mida täpsemalt siis hakkame kohe vaatama. Kala kõlab hästi, kutsub teid viimast korda kööki ja nagu ma ütlesin, on kõvemaid mehi, kes koha kätte ka saavad. Vambolo on üks nendest meestest, kes koha on saanud ja koguni nii hästi. Tervist. Tervist. Et kohe filee oled saanud. No täpselt nii, ne? Kui me siiamaani, Vambolo, oleme teinud selliseid suhteliselt lihtsaid asju kalast, jah. Aga ka keerulisi. Nii. Näiteks supi tegemise juurde ma kokkasid ei lasknud. Ja, on selge. Siis nüüd, kui ma vaatan seda, mis siin on, siis koha kipub nagu varju jääma. Oh ei, vastupidi, tegelikult me teeme ka kaks ülilihtsat asja, mis hästi kiiresti valmis saab. Järelikult tõestus, et koha või kala tegemine ongi hästi lihtne. Me teeme ühe ceviche, mille retsept on pärit Costa Ricalt. Nii. Ja teise teeme ühe indiapärase, tuletame nii-öelda võikanast või kala. Et teeme karri, kus on hästi palju selitatud võid, tomatikastet, koort natukene ja siis lüskame sinna sisse need sabaotsad ja sellised tükid, mis kalast natukene kõvemad on. Kui ma olen selline konservatiivne, ma olen seda mitu korda öelnud ka kala puhul, siis eriti ma nagu ei taha igasuguseid India ja ärki-särki. Aga sa oled küll ainukene mees. Sinu kalasid süües. Sa oled küll ainukene mees, keda ma julgen nii-öelda lasta ligi, et tavai, soperda nüüd. No selge. Eks? Et tegelikult tulevad päris maitsvad asjad. Ma huviga ootan, mis sa nüüd teed? Kuule, aga hakkame siis pihta. Mis siin ikka, et alustame siis nendest, millega natukene kauem aega läheb, ehk siis teeme selle kastme valmis. Tavai. Selleks on siis selitatud või. Võib-olla korraks aitad sealt sibulaga sinna poole. Praeme sibulavõis, paneme juurde vürtsisegu, siin on siis garam masala, maitseline segu, kurkum ja jahvatatud vürtsköömen veel. Need on hästi oluline läbi kuumutada panni peal, siis kallame peale tomatikasme, laseme keema, paneme juurde koore ja kastame valmis. Kõlab hästi, aga lähme. Aga hakkame proovima. Okei. Nii, nagu sa näed, siis võid läheb korralikult. See on alati hea, kui võid läheb palju, siis ei saa nagu halb söök tulla. Ja või on nii-öelda põhimaitseaine. Jah. Et sulatame selle ära, paneme sibulad. No mul on siin šalott sibul, aga võib olla vabalt täiesti tavaline sibul, et mis korra seal kaabid on. Laseme nüüd praadida natukene aega ja siis lähevad vürtsid. See on nüüd ülioluline, et need vürtsid sellise toidu puhul saavad ennem siia sisse, kui kaste valmis on, et need tahavad praadimist ja röstimist. Ja kaua see vürts peab siin nüüd olema siis? Nii kaua sibul pehmeks läheb enam-vähem.
põhimõtteliselt mäletad, oli kas Jamie Oliver, kes tegi neid 15 minuti sööke, siis kalaga saab seda teha ideaalselt. Saab 5 minutiga teha. Saab 5 minutiga teha. Praegu meil lähebki nii kaua. Täpselt nii. No selle kastme võid omale purki valmis teha, siis on näit soojendamine ja värske kala sisse ja kala küpseb ju nii tohutult kiiresti. Just tegelikult, et väga lihtne on teha kala minu meelest. Ja väga maitsev, eks ole. Nii, aga kallame kohe seda tomaatid sinna peale. Davai. Täiesti suvaliselt purustatud tomatid. Nüüd paneme natuke vaiksema peale, jätame siia podisema ja teeme nii kaua valmis ceviche. Või siis kaste podiseb, aga me teeme nüüd väikse teise söögi, ceviche. Täpselt, selleks on meil vaja ägedaid värvilisi köögivilju ja puuvilju. Meil on siin mangot, juba kuubistasin ära, oranž ja punane paprika, vürtsiks jalapeno, mitte chili, mõtlesin, läheb äkki Lõuna-Ameerika natuke paremini kokku. Punane sibul ja koriander, loomulikult laimivahm, mis siis marineerub seda ja pruun suhkur. Need on nüüd 2 asja, mis on vajavad kõige rohkem timmimist. Et see happesus jääks, aga mitte liiga happu. Nii. Ja suhkur, mis siis nagu magustaks. Ja kõige lõpus, et see ilusti läbi marineeruks, kallame peale mullivee, värska just näiteks või ma ei tea, borjomi või mida iganes, mis on suurem mulliga, on väga hea toode sellepärast, et ta toob siis need kõik maitsed hakkab nagu keema saada, eks ole. Kõik see liigub, see ise segama, see marinad ja möll käib selle. Päris hea nipp. Nii, ma olen siis 3 laimi praegu. Nii. Või 3 laimi mahl. Suhkrut siis, ütleme, 3 supilusikatäit. Sulatame selle siin ära. Põhimõtteliselt sa võid selle asja, sama asja, see ei pea koha olema, see võib ka ahven olla, on ju? Lõhe, ahven, lest, mida iganes, filee. Nii, ja siis kala. Lõikame suhteliselt, mida kiiremini tahad, seda väiksemad tükid, eks ole. Meil on veits aega. Ütleme, et 40 mintsa võiks ta seista. Tegelikult enne söömist. Samas on ta, kui on värske kala ja merest eriti veel, eks ole, siis ei ole üldse küsimust, et võime kohe süüa ka. Siia ei ole, koha puhul ei ole siia sisse väga head need sabaotsad, et sabaotsas läheb vähe sikkemaks liha, eks ole, iga kala tegelikult. Nii. Et siis see jääb niisugune tuntavalt nätskem seal sees kohe. Ja lihtsalt tõmbad sellised kuubikud nagu, jah? Julgelt kohe. Paneme natukene kohe vett. Üks nipp on sinna selline, mida me seal Costa Ricas õpetati, et kõigepealt tuleb kala panna sisse. Et siis on see appelseeme magusam, eks ole, läheb see kohe sisse? Jah, maitse kiiremini sisse ja köögiviljad siis hiljem. Sool loomulikult, seda ei tänu. Paneme siin tunde järgi, mis see võiks olla siis sellise koguse peal mingisugune. Üks teenuskede sekka. Ja sool hakkab ka siin värskaks kohe oma elu. Möll hakkab käima, jah? Väike natuke keemiatunnis oleks praegu. Nii. Tegelikult peab maitsma ka vahepeal. Ja vahutab. Aga jah. Niimoodi. Segame läbi. Mullivee kasutamine iseenesest on ikkagi päris hea nippisid, see ei ole väga levinud maal. Ja mineraalvee, saad väikse soola ka veel juurde, eks ole. Nii, aga nüüd paneme siis, siin on hakitud 2 jalapenot. Nii. Seda siis igaüks paneb vastavalt oma vürtsid alusele. 1 mango. Jai, see kõik on juba päris äge. Paprikaid mõnemaid, 1 oranž, 1 punane. Nii. Ja 2 punast sibulat väiksemalt. Et need ei ole nüüd nagu marinaadi komponendid või siis mingi maitseained, vaid need on reaalselt nagu salat, eks ole, et sa sööd seda kõike koos. Nii. Segame läbi, jätame seisma siis mingiks, nii kaua kui meil kaste valmis saab ja siis lisame kõige lõpus veel avokaado. No see ikkagi üldse nagu Eesti moodi asi, et... Assa. Tuleb. Tuleb, jah. Väga hästi. Kalatoidud.ee on koht, kus on erinevaid koharetsepte. Ma pakun, et sellist nüüd ei ole seal olemas, aga sellepärast ongi nüüd tore vaadata, mis siit välja tuleb. Tuleb panna. Tuleb panna. Kuule, ja kui kala lõikamine juba on, siis ma lõikan kohe valmis selle jaoks ka. Sinna paneme suuremad tükid. See läheb siis kastme sisse? Jah. Ja täpselt selle 5 minutiga, mis sa tegid selle ceviche valmis, on siis nüüd kaste ka seal maal, et võiks koore peale panna. Täpselt nii. Aga jah, paneme kala sisse. No paneme. Ja see on nüüd tõesti ainult, vaatame, et igale poole kaste vahel läheks. Ja see on valmis, noh? Põhimõtteliselt on valmis. Võib alt tule ära võtta ja küpseb natuke aega veel siin sees. Isegi kastme sees küpseb ise ära. Ja kaste on nii kuum, et siin... Nii, ceviche siis avokaado.
on näha mõistmist, oled elus varem ka avokaadot teinud. Kuule jah, mõned on tehtud jah. Nii, ennem ei sega, koriandri ka paneme. Et nagu ma ütlesin, et siis see mullivesi ise piisavalt juba möllab siin, et aga koriander läheb meil mõlemale toidu peale täna, nii et Indiaga läheb kokku ja Lõuna-Ameerika täpselt samamoodi. Ja nüüd ta peaks siis enam-vähem 40 minutit seisma või? Küll jah, sellest võib üle öö, aga siis juba peaks olema see leiem natukene vähem appeline, eks ole, muidu on. Uskumatult ilus nad välja, no tõesti noh. Noh, hästi suvine toit mu mõelest, noh. Suvel peaks serveerima muidugi jääkausist, et kipub päikse käes kindlasti kiiresti pahaks minema, aga. Anname minna või? Proovime. Ma proovin küll. Ongi. Täiesti suveöök. Mõnus on ju. Ja see on tõesti maitseb. Said hakkama. Tubli, väga hea, aitäh. Kuule, aga nüüd lõpetad eelrooga. Ma lõpetan jah, kohe. Ma tõstan sulle kiiret võikala siis. Ja mitte segamine võikalaga, vaid võikoha siis. Kodumaine täitsa. No palun. Vaat, siia peaks ka väikse koriandri peale panema. Ja see on nii ehtne. Aasia söök, kui üldse olla saabki. Juba kõik lõhn, välimus, kõik. Maitseme ka. Jumalik. Tõesti ongi. Mine juba lennukipiletit kohe ostma. Ei saa eriti. Maailma on lukus. Mu sisetunne ei petnud mind. Ma ütlesin Vambole on mees, keda saab lasta kalaligi tegema ka natukene teistsuguseid asju, kui me harjunud oleme. Aitäh, et sa mind vastu võtsid. Aitäh, et te vaatasite. Kala kõlab jätkuvalt hästi. Kalatoidud.ee leiate kalaretsepte. Me jääme nüüd sööma ja võib-olla kohtume kunagi veel. Kala võtta. Aitäh.